Pärast seda, kui Iisraeli valitsus hääletas üksmeelselt armeenlaste genotsiidi ametliku tunnustamise poolt, see oli umbes 1,5 miljoni armeenlase massiline tapmine Osmanite impeeriumi poolt 1900. aastate alguses, on see samm piirkonnas põhjustanud terava reaktsiooni. Tänapäeva Türgi, Osmanite impeeriumi järglasriik, on juba ammu genotsiidi nimetust tagasi lükanud ja Ankara süüdistab nüüd Iisraeli selles, et ta kasutab tunnustamist poliitilise relvana. Aserbaidžaan mõistab selle otsuse samuti hukka, mis on märkimisväärne reaktsioon, arvestades Bakuu strateegilisi sidemeid Jeruusalemmaga. Hääletus toimub ajal, mil Iisraeli ja Türgi suhted on järsult halvenenud, kuigi välisminister Gideon Saar kinnitab, et see polnud kättemaksutegevus selle eest, mida ta nimetas presidendi Recep Tayyip Erdoğani juhtimise all valitsevaks avalikuks vaenulikkuseks ja retoorikaks. Meiega on nüüd liitunud Onur Eren, Dragoman Strategies president, kes räägib meiega Istanbulist. Onur, väga tore, et oled meiega I24 News Englishis. Miks näeb Türgi seda Iisraeli sammu poliitilise relvana? Millist ülevaadet saad selle kohta anda? Kaks asja. Esiteks, ükski teine seletus lihtsalt ei ole loogiline. Mitmete asjade hulgas, sealhulgas ajastus. Ja teiseks, see on väga lihtne tööriist, mida paljud lääne või lääne liitlaste riigid kasutavad, kui nad tahavad näidata reaktsiooni Türgile. See on väga lihtne, see on lihtsalt terve mõistus. Mida sa siis ütleksid, mis on Türgi või Aserbaidžaani jaoks teistmoodi, kui Iisrael liigub edasi Armeenia genotsiidi tunnustamisega võrreldes, nagu sa mainisid, mõne 34 muu riigiga, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega, kes on selle tunnustamisega juba edasi läinud? Niinimetatud Armeenia genotsiid on tegelikult ühine süüdistus, mitte ainult Türgi, vaid ka vennasrahva Aserbaidžaani vastu. See, mis juhtus või mida väidetakse selles ajastus kajastuvat, puudutab samuti tänapäeva Aserbaidžaani. See on ühine probleem, mida näidatakse kui vahendit, et väljendada vastumeelsust nii Türgi kui ka Aserbaidžaani suhtes samal ajal. Sama suur kui mitte suuremgi reaktsioon näidatakse iga teise rahva suhtes, kes on sama tee läbi käinud. Põhjus on, nüüd see tundub võib-olla teile või teie vaatajatele, et Türgi või Aserbaidžaan reageerivad üle, see tegelikult nii ei ole. Sest sama või isegi suurema ulatusega reaktsioone on varemgi näidatud, olen kindel. Pikalt kestud konfliktid ja erimeelsused Türgi ja Iisraeli vahel. Aserbaidžaani ja Iisraeli suhted on olnud palju paremad kui Türgiga. Aga võib-olla on see üks neist kordades, kus ka Aserbaidžaan näitab Iisraeli suhtes tugevat reaktsiooni. See võis teie vaatajate seas huvi tõsta, kuid see ongi nii. Siiski ei ole see tegelikult ei rohkem ega vähem kui ükskõik milline muu reaktsioon, mida nad oleksid näidanud. Muidugi olen kindel, et asjaolu, et piirkonnas on palju toimunud, sealhulgas paljudel juhtudel Iisraeli seotus, ei võta mingit tähelepanu ära ei sellelt konkreetset teolt ega ka Türgi ja Aserbaidžaani avalduselt. Kui rääkida Türgi reaktsioonidest ja Iisraeli tegevuse hukkamõistmisest Gazas, siis kas Ankara kasutab armeenlaste genotsiidi tunnustamise küsimust selleks, et suurendada rahvusvahelist survet Iisraelile koos oma kriitikaga? Ma ei tea, aga kas Türgil või ühelgi teisel riigil on üldse vaja mingit lisavahendit, et avaldada Iisraelile rohkem survet selle kohta, mis Gazas toimub? Mõtlen, kõik toimub ju päevavalgel. Kõik on hästi dokumenteeritud. Me ei räägi võimalikest tõenditest, mis pärinevad rohkem kui 100 aasta tagant. Me räägime otseülekannetest, mis on toimunud pärast 7. oktoobrit. Kõik toimub peaaegu koheselt otseülekandes. Ma ei usu, et ükski riik vajab mingit muud vahendit, näiteks reageerimist Iisraeli poolt niinimetatud Armeenia genotsiidi tunnustamisele, et avaldada rohkem survet.
ma ei usu, et kellelgi on vaja midagi muud, et Iisraelile rohkem survet avaldada, kui see, mida on juba viimased 5-6 aastat otseülekandes näidatud, eriti pärast 7. oktoobrit toimunud ajal. Hästi, Onur, mul on väga hea meel, et oled meiega siin i24 News Englishi kanalil. Hindan väga, et jagasid oma mõtteid Istanbulist. Aitäh! Tagasi siin stuudios koos suursaadik Mark Regeviga. Mark, olen kindel, sul on sellele intervjuule palju vastuseks öelda. Ma olen uudishimulik, kuidas sa siis seletaksid Iisraeli otsust selle tunnustamisega nüüd edasi liikuda, sest seda on Iisraeli varasemas ajaloos korduvalt arutatud. Miks siis just nüüd, kui Iisraeli ja Türgi suhted on ühed oma madalaimatest? Esiteks, Türgi suhted Iisraeliga on tõepoolest väga madalal tasemel, kuid meie suhted Aserbaidžaaniga on head ja Iisrael tahab, et see nii ka jääks. Aga kui sa seda küsimust vaatad, pead sa eristama ajaloolist tõde poliitikast. Ajalooline tõde on see, et esimeses maailmasõjas tapeti palju armeenlasi. Ja paljud inimesed ning kogu läänes, nagu sa õigesti ütlesid, Euroopas, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja mujal on seda nimetanud genotsiidiks. Ja see on peaaegu rahvusvaheline konsensus. Põletan siiski meie vaatajatele meelde, et üks tuntumaid Lähis-Ida teadlasi, Bernard Lewis, ütles, et toimus veresaun. Kuid tema arvates ei olnud see genotsiid, sest genotsiidil on eraldi kriteeriumid. Teate ju, et soovite hävitada ja täielikult kaotada ühe rahva. Nii et ta tegi selle vahe. Ja meie Iisraelis teame, kuidas sõna genotsiid on väga vastutustundetult kasutatud seoses Iisraeli käitumisega Gaasas. Ja et see ongi, teate, selle küsimuse tõde on tõsiste ajaloolaste seas vaieldav, kuigi ma ütleksin, et poliitiliselt korrektne konsensus on, et toimus genotsiid. Miks Iisrael tegi seda just nüüd? Aastaid, kui Iisraelile avaldati selleks survet, isegi meie sõprade poolt Ameerikas, tulid mõned kõige Iisraeli-meelsemad kongressi liikmed meie juurde ja küsisid, miks te ei saa seda tunnustada? Teate küll, meie tunnistame holokausti. Miks teie ei saa seda tunnustada? Ja nii edasi. Ja Iisrael alati tänu headele suhetele Türgiga ütles, et teate, meil on ka teised huvid. Ja meil olid Türgiga head suhted ning me ei tahtnud neid suhteid rikkuda. See pole ilmselgelt enam tegur. Iisraeli suhted Türgiga on täiesti põhjas. Ja nii ütleb Iisrael, et olgu, me võime selles küsimuses vähemalt liituda lääne konsensusega. Aga taaskord, ma arvan, et ajalooline vaidlus selle üle, mis täpselt juhtus. On selge, et armeenlasi tapeti massiliselt. On selge, et neid koheldi halvasti. On selge, et oli palju surmasid. Kas see kujutab endast genotsiidi? Kas oli katse Armeenia rahvast hävitada? Selle üle käib vaidlus. Ja ma tean, et tõsiselt võetavad inimesed, nagu Bernard Lewis, väitsid, et ei, seda ei olnud. Mark, kui rääkida Aserbaidžaanist, mis on üks Iisraeli tähtsamaid piirkondlikke partnereid, siis kuidas see võiks seda suhet mõjutada? Ma loodan, et see ei mõjutaks. Ma mõtlen, neil on õigus meiega mitte nõustuda. Nad võivad öelda, et nad ei aktsepteeri seda otsust. Ma ei näe seda nii, tead. See oleks lihtsalt sõprade vaheline erimeelsus. Ma arvan, et see ei mõjuta meie suhteid. Nendel kahed riigil on tugevad suhted. Nad teevad koostööd paljudes valdkondades, mis on kasulik mõlemale poolele. Ja ma näen, et see suhe edeneb edasi. Suursaadik Mark Regev, väga tore, et olete meiega siin kanalil i24 News English. Hindame alati, et jagate meiega oma mõtteid. Aitäh teile! Hea meelega!